suhtlen Kadi Maarjaga. Kadi Maarja on siis 2 aastat tagasi lõpetanud, on ju? Ja selles mõttes struktuurselt jah. Ja jah, sa oled ka ja siis. Pere oli seal varem, eks ole. 3, okei. Selge, jälle mul mingid sellised anomaaliad. Tähendab, paljude puhul ma olen teadlik, et kuidas on olnud see konstellatsioonide leidmine ja kuidas sa just sinna õppesse sattusid. Sinu puhul ma ei tea midagi. Et ma hakkasin mõtlema, et kas ma midagi tean sellisest eelloost või et kuidas konstellatsioonid sinuni jõudsid. Ma tegelikult ei tea. Nii et hästi huvitav oleks kõigepealt seda osa nagu kuulda, et kuidas see sinu ellu tuli. Jah, ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult see oli siis, ma olen circa 10 aastat tagasi, kui ma sattusin Tartus sellisesse tutvustavasse töötuppa. Ja tänaseks enam see inimene, kes tutvustas, ma ei tea, et ta tegeleks, aga temal oli väga tugev selline psühholoogia nagu taust ka, teaduslik taust ja siis ta väga põnevalt sellest rääkis ja ma mäletan, et see kõik nagu nii, oli nii põnev ja nii haaras mind endasse ja internetis oli leida umbes 1 artikkel eesti keeles, rohkem ei olnud toona materjali. Isegi vist neid sinu intervjuusid ja asju võib-olla ei olnud ka veel äkki 10 aastat tagasi. Jaa, ei olnud. Ja siis see jäi nagu minusse tööle, siis ma läksin tegelikult Eestist ära, me läksime reisima toonase kaaslasega ja see oli huvitav, et see hakkas mulle välismaal ka tulema erinevatest kohtadest. Nii tipub olema jah. Pääsu ei ole. Pääsu ei ole tõesti ja ma mäletan, et ma toona kui mõtlesin, kuidas see siis nüüd on, et see mulle tuleb, erinevad inimesed tõid selle mulle. Ja eks ma sain aru, et sisemiselt see kuidagi kõnetas mind, aga ma ei teadnud tollal üldse, kas üldse Eestis on võimalik õppida, mitte midagi ei teadnud sellest maailmast. Ja siis ma tulin Eestisse tagasi ja ma sattusin õpetajaks oma siis kodukanti väiksesse lasteaeda, maa lasteaeda. Ja seal ma hakkasin neid mustreid jällegi nägema ja märkama ja tekkis hästi palju küsimusi ja küsimärke oli rohkem kui vastuseid. Isiklikus elus ka läks väga intensiivseks ja siis ma ei oska muud moodi seletada, kui mul oli lõpp ja jälle mul oli ka ümbruskonnas inimesed, kes hakkasid mulle rääkima konstellatsioonist ja kuidas nad käisid. Ühesõnaga see mind ümbritses ja siis ma lihtsalt hakkasin tundma, et ma ei tea miks, aga mul vist oleks vaja minna nagu enda pärast. Ja siis ma sattusin Kadri Riisiku, ta alustas just neid lühikursuseid ja ma sattusin sellisele 2-päevasele. Ja seal ma sain nii nagu suure nagu vau-kogemuse. Et me tegime 2 päeva järjest, käisime kõik suuremad eluvaldkonnad nagu läbi harjutuste näol. See oli kogu aeg seal sees ja see 2 päeva, see millise mõju see mulle avaldas, et ma pärast seda tundsin nagu ka ennast kuidagi kehas rohkem kohal ja ma olin rohkem märkasin, sest see skännid seal on ju asendustes olles, eks ole. Ja see jäi mind, siis see hakkas mind veel rohkem nagu sees nii-öelda nagu keerutama ja siis ma ikka mõtlesin, äkki siis ikka kuidagi nagu Kadri on ja ta on järelikult ikkagi Eestis õppinud ja siis ma niimoodi guugeldasin ja sattusingi selle peale, et sügisest algab õpe sinu juures. Panin ennast kirja ja siis mulle helistasid ja nii see läks. Nii et usaldasid ennast? Jah. See oli tõesti nagu siuke sisemine tõuge, lausa ma ütleks lõpus. No nii, ja kuidas siis see õppeperiood, sina õppisid siis veel 2 aastat, jah? Just, me olime see viimane, enne kui sul see uus algas. No see oli üks kõva andmine, teine aasta oli ka kõva andmine tegelikult. Ja meil vist kokku oleks ikkagi siuke 2,5 äkki isegi vaadates koroonaaeg jäi sinna vahele, kuskile niimoodi. Ja, et see oli jah, maailmas olid nii suured muutused, eks ole. Ja kuidagi, ja see õpe jah, tõesti väga intensiivne ikkagi ju iga kuu midagi nagu toimus. Ja mis ma oskan öelda mulle, me kõik oleme meenutanud seda, kuidas see esimesel
moodulil ütlesid seda lauset, et pange tähele. Mida lahti? No vot, kas sa ise mäletad, et pange tähele, et vaadake neid nägusid nüüd nagu ja jätke meelt, et tõenäoliselt need inimesed saavad teie elus olema ühed, kes teid kõige rohkem teavad. Okei. Mul tuli üks teine lause, aga seda ma ei öelda. Okei, hästi. Võib-olla see järgmiste gruppidega. Igal juhul meiega oli nii. Ja ma mäletan, me kõik mõtlesime, et mis asja, aga samas kuskile see lause jäi, eks ole. Ja tõsi see on tänaseks, mul on siiamaani näiteks Karin ja Jaanikaga, kellega me olime ühisel kursusel, meil on siiamaani selline ühine nagu toetame üksteist, sest me sa oled käinud nii sügava tee, et mis see õppe ikkagi on, sa sukeldud ju ise endasse. See on tegelikult ikkagi kogu elus. See on kogu elus. See on nagu sa oled juba rajale astunud ja siis seal käidki ja kõik, mis seal. Seda enam, et sa praegu ka toimetad. Ma vist vahepeal oli mingi periood, kus sa Televeeraga ja Teelega meil oli koos, just, kuna Teelel oli stuudio ja siis ta kutsus mind sinna ja siis me toimetasime seal koos. Ja see oli ka väga tore, et ka koos läbiviimine. Ja see oli päris efektiivne teil vist, et ta läks päris suure hooga nagu käima, aga siis kuskil miskid muutused jälle muutused. Need elukeerdkäigud on ju tulevad. Aga siiamaani Teelega on väga soe kontakt, et mina küll loodan, et võib-olla võib seda tandemit veel näha, eks elu näitab. Mis tandemit? Meie tandemit. Jaa, okei. Nii, aga õppes sul endal, ma mäletan, oli ka mingid elulised vist teemad, ma ei tea, neid ei pea siia tooma võib-olla. Aga on see sinu elus siis seal lõppe ajal, ütleme läbi nende praktikate või mingid muutusi äkki või mis ennem oli ja mis praegu enam ei ole või kuidagi niimoodi, et on midagi sellist? Ja ma ikkagi julgeks öelda, et ma olen nagu ma olen sellist tüüpi, et kui ma kuskile hüppan, et siis ma hüppan ikka täiega sisse ja ma olen nagu oma elu sellise, mis öeldakse, mitte 360, aga 180 kraadi pööranud. Et kõik need teadmised, kõik see info, mis selle õppe raames meile tuli, seda ma hakkasin kohe nagu rakendama oma elus ja katsetama, et ma olen natuke sellise uurija või siukse teadlase mentaliteediga. Selline, et ma pean enda peale eksperimenteerima ja siis ma saan nagu kinnitust, et mis toimib ja mis ei toimi ja siiamaani kõik, mis ma olen sellest õppest saanud, see sügavus nagu avaldub minu elus ja ma saan ikkagi kinnitust sellele. Mina tulin sellisest hästi tugevast sellisest mustrist, kus sa oled selline tugev Eesti naine, võtad suhtes nagu kõik enda kanda, eks ole, ja ma hakkasin seda ümber pöörama tollel ajal. Ja see siiamaani nagu kestab, sest eks need juured on nagu sügavad. Aga see sisemine rahu ja kuidagi kohalolu, mis on iseendas tekkinud, seda mul varem ei olnud küll. Et juured on nagu päriselt ka ikkagi maasse nüüd saanud. Nii et lihtsam on selline, näed nagu suuremat pilti, lihtsam on, ütleme, mõista neid ümbritsevaid sündmusi siis. Just ja seda, mis inimsuhetes juhtub ja miks juhtub täpselt ja kuidagi võtta elu nagu kergemalt ja lihtsamalt ja mitte niivõrd nagu takerduda nendesse erinevatesse. Jah, sellepärast, et kui sündmus on elus, siis see on tagajärg. Jah. Aga konstellatsioonid tagajärgedega ei toimeta. On vaja ikkagi neid samme, mis viisid siis selle tagajärjeni. Just. Ja selles mõttes nad erinevad nagu teistest ja lähenemistest. Okei, tuleb sul endal veel midagi meelde, millest rääkida, mida ma ei oska küsida võib-olla või? No ma mõtlen selle peale ka, et kui ma siia sõitsin, et siis tõesti see pereõpe oli nagu väga sügav ja intensiivne tollel ajal. Sa võib-olla, kui sa sinna sisened, siis sa veel ju ei hooma seda kõike, mis see endaga kaasa toob. Ja tegelikult mina olen näinud, et nüüd alles järgnevatel aastatel, kui see struktuurne õpe ka läbi sai, siis ma tegelikult hakkasin seda üldsegi nagu
see hakkas nagu integreeruma sügavamalt või ma hakkasin nagu mingisuguseid mitmed seda räägivad. Just, et see kõik võtab aega, et anda selleks ka aega ja olla endaga kuidagi leebe ja heatahtlik, et see on loomulik. Et see on sügav. Nii et sa oled õppinud struktuurseid veel. Struktuurne konstellatsioon on konstellatsioonide eriliik. Ja oled arvatavasti ka mujal siis täiendanud ennast? Jah, mul on paralleelselt nagu sellised erinevad õpped käinud, et need on sellised rohkem nagu rahvusvaheliste tasanditega seotud, aga ka teadlikkuse ja sellise teadvuse nagu tööga seoses, mis on minu meelest ka väga hästi läinud kokku konstellatsioonidega, see kõik on mõjutanud minu käekirja ka. Ja ma kavatsen ka jätkata, aga praegu ma olen kuidagi võtnud hästi palju nagu tempot maha, luban elul kuidagi rahulikumalt kulgeda, ei kiirusta väga tagant ja vaatan niimoodi vaikselt. No ma saan aru, et kliendid sul praegu on? Niimoodi vaikselt käivad, aga mul on ka teine töö kõrvalt selles mõttes, et praegu on nagu selline tasakaalustamine. Okay. Ega praegu ongi selline aeg, et kuna selline, ma ei tea, võib-olla ma eksin, aga mingi tundub selline surutis või inimesed liiguvad vähe, siis arvatavasti ongi mõistlik võtta vastu see pilt, mis elu sulle nagu pakub või toob. Ma ise olen jõudnud ka sellisele järeldusele. Ja ma ei tea siis, mis on sinu selline ütleme soovitus võib-olla või et kes nagu raamatus öeldes, kas karta või kahetseda, mis ma arvasin, et on päris hea pilt, et kuidas sulle tundub, et kuidas siis on, kui keegi nüüd veel ei ole otsustanud või ikkagi nagu tahaks, aga ei ole sellist inimestele, nendele, kes veel mõtlevad või No minu selline eluline näide on päris hea, et kui sulle ikkagi uksest ja aknast hakkab seda tulema, eks ole, siis kuulata, pane tähele, kuidas see sulle nagu mõjub. Ja mul hiljuti oli isaga üks vestlus, kus ma küsisin tema käest ka nõu natuke elulisel teemal, nagu tasub küsida neid, kellele aastaid on rohkem, ikkagi on teadmisi ka arvata. Just, isa ma märkasin, et ta nagu võttis siukse pausi hetke ja siis mõtles natukene ja siis näitas südame peale ja ütles, et süda teab. Nii et lõpuks ikkagi taandub see selleni, et kuna see teekond hõlmab, mina tulin alguses selle plaaniga, et mul oli küll väga tugevalt see soov saada, et ka professiooni mõttes nagu õppida seda ja töötada sellel alal. Aga see on niivõrd isiklik sügav teekond, et lõpuks ma lasin sellest nagu lahti ja lubasin selle lõppel nagu mõjutada mind ja kasvada sellega koos, et see, mis sa sellelt ikkagi saad, kui see sind tõmbab, need kingitused ja see tasu on nagu tõesti eluks ajaks. Nii et ikkagi isiklik areng on ju, siis ütleme võimalus teistele millegagi oma ringis kas või millegagi kasulik olla, mingeid soovitusi anda. Selline laiem maailmavaade. Ja siis ka siis võimalusel mingid sissetulekut suurendada. Just, ja ka need mõttekaaslased inimesed, kes mõistavad seda vaadet, et see on ka nii suur väärtus selle juures. Ühes keeles rääkimine, see sama, et tekivad uued tuttavad, kõigest saab rääkida, kõik saavad rohkem tuttavateks kui varasemad sõbrad. Et see sinu puhul on ka niimoodi, jah. Aga äkki siis see ongi piisav jälle, et siis seda infot jagada. Üle hulga aja saan siis kokku. No aga sina ju Katrega ühes kursusel ei olnud. Tema oli vaata esimene. Jah, aga kuidas sul see Katrega nagu kokku saamine läks? Jaa, see oli huvitav, et mul oli vahepeal selline periood, ma seedisin
ma ei mäleta, kas see nagu välja paistis, kuidas ma sellest jagasin, aga ma tagantjärgi ütlen, et kui ma pereõppe, siis mul oli mingi vahemaa natukene poole peal, eks see paljudel on, ma mõtlesin, kas jätkata. Mul on nii hea meel, et ma jätkasin. Ja ma tahtsin seda küsida, kas ei olnud niimoodi, et vahepeal oli sul selliseid küsimusi? Mul oli korraks üleval see. Okei, jah. Ja siis oli see küsimus, et kas jätkata ja siis ma kuidagi jälle, minul toimib nii, et ma nagu oma südames soovin ja siis tegelikult ma olen õppinud, et elu toob mulle selle vastuse, kui ma liiga ei hakka seal nagu plähmetama ise vahepeal. Ja siis juhtus nii, et meil oli harjutusgrupiga kogunemine Tartus. Tollal oli Ketlinil veel Ruu ja Karin kutsus Katre ka. Ja siis Karin Herman meie kursuselt. Jaa, et Karin teadis just, Katret. Nemad vist teavad mingisugusest varasemast ajast. Okei. Täpselt. Ja siis oli täpselt see, et nii-öelda vanema kursuse inimene tuleb siis jagab oma nagu kogetud teed, on ja siis ma mäletan, et ma Katre käest küsisin ka, et kas on mõtet seda lõpetada või nii ja siis ma mäletan, et ta ütles mulle, et ikka on, et see tunne, mis sa lõpus saad sealt, see, kui sa oled nagu läbinud selle. Mul on nii hea meel, mul oli vaja neid sõnu kuulda, sest see pere lõpp oli minu jaoks ikkagi väga kuidagi nagu ilus. Ma mäletan seda, see oli küll eelsupervisiooni töö, aga kuidagi see, mis ma sisemiselt seal läbi tegin, see oli väga oluline osa sellest kogu õppeprotsessist tegelikult, mis lõpus toimus. Minu jaoks on huvitav veel see ka, et ega õppe on nagu Katrega mul nagu lihtne ei olnud, aga ta ikkagi nagu andis selliseid positiivseid soovitusi siis. Eks ta eks ta ikka sai aru, et muuseas just temal on see oma käekiri. Tal on väga oma käekiri. Ja väga hea, et ma suutsin ka siis nagu aru saada sellest, et ta on teistmoodi konstelleer. Just. Ja elu on seda näidanud, et ta teeb teistmoodi ja on inimesi, kes seda vajavad. Ja. Et minu jaoks oli ka see toona tegelikult, see oli hästi värskendav, mis vaate tema nagu tõi ka, et ma tundsin, et ma sain ka nagu hoogu jätkata selle, et selle õppekaudu, mis sina tõid, sa andsid nagu mingi vormi ja struktuuri ja Katre tõi mingi sisu, mida ma olin ka nagu igatsenud, aga ma ei osanud nagu seda toona sõnastada. Ja see on rohkem tunnetuslaad ja vaat algul see õppe oligi nagu rohkem teadmiste põhine. Ja tunnetuste põhine ta tuleb nagu sellest rohkem Euroopa osast, et ma tahangi neid nagu kokku viia. Ja ühendada. Ühendada ja Katre just ütleme, võib-olla kõik need dünaamikad võib-olla ei olnud nii tähtsad, aga ta läks just nagu selle tunnetamise. Just. Aga vinge. Saame selle kohta ka siis väga uurida lähemalt. Okei, eks sa siis ise ka kuuled, mis seal toimub. Ja väga õnne. Väga tore.